kapten Karl Palatu, kes siis lõi täna ka ühe värava Vapruse poolt tagasi. Karl, kui raske on teil siin hooaja teises pooles tabeli tippu kuuluvate võistkondadega mängimine? Aus vastus on väga raske, et suuri kaotusi on palju ja nagu näha, täna tuli üks suur kaotus teises mängus veel, et see ongi, tasemevahe ongi nii suureks läinud profimeeskondade ja amatööride vahel, et mõttekoht, ma arvan, kõigile. Olete tabelis samuti väga keerulisse seisu jäänud pärast Viljandi Tuleviku 2 järjestikust üllatusvõitu Levadia ja Narva Transi üle. Kuidas see on teile riietusruumis motivatsioonile mõjunud? Selles suhtes, et Viljandi tuleb neid tunnustada, et nad on nüüd selle väga muljetavada seeria teinud ja vahe on nii suur, kui palju meil on üldse punkte, me oleme suutnud see aasta koguda, et 2 mängu omavahel on ees. Need me peame võitma, et ega meil midagi ei ole teha, et töötame edasi, et ei ole ainult see hooaeg. Tänasest mängust veel rääkides, siis oled täna ju ka jalavalgeks saanud, löönud värava Florale. Mis tundeid see värava sinus tekitas, kuivõrd Flora on ju sinu endine klubi ja ehk oli see värav mõnevõrra erilisem seetõttu? Värav tuli 0-5 seisu pealt, et seal ei olnud nagu mingit sellist emotsiooni, et loomulikult Floral on raske väravat lüüa, et nad on tugevad, et nad on, tänane mäng näitas jälle, et neil on ikkagi väga palju rohkem klassi kui meil, et väärisid suurt võitu, jah. Täna siin Pärnus on võib-olla mänguolud pisut teistsugused, kui tavapäraselt on siin korralik muusika ja tuul. Kuidas see teie mängu täna mõjutas? Ega see väga okei ei ole, kui kõrval käib hull tümps, et selles suhtes, et aga jällegi tingimused olid mõlemal võistkonnal võrdsed ja loosiga see nii tuli, et meil oli kodumäng täna, et ei ole nagu midagi parata. Kas oled sa enda pikka karjääri jooksul sellistes oludes mänginud, just pean silmas seda valjut muusikat siin väljaku ääres? Eelmine aasta oli samamoodi. Eelmine aasta oli täpselt sama teema. Olgu, aga aitäh sulle, Karl, ja edu teile järgmistes mängudes!